Tere! Mina Riho Summermann, Gustav Cateringi peakokk. Võib-olla olete kuulnud, oleme alustamas Tartu linnas pop-up restoranide tegemisega. Selle jaoks tahaks ju alati kõige värskemat, kõige paremat, kõige kohalikumat toorainet ja kust paremat kohta selle leidmiseks kui siit samast Tartu turu pealt. Lähme sisse, vaatame, mis meil pakkuda on. Tervist, Riho! Tere, Rene! Rõõm! Näita mulle, mis on kõige paremad asjad sul üldse siin turu peal. No ütleme nii, et turuhoones, mis on esiteks juba nii legendaarne 38. aastast, eks ole, siin on kõik on väga vinge ja mis on turu eripära on see, et siit sa leiad kaupa, mida tavapoest ei leia. Et kui me võtame näiteks minimarket, siinsamas sissekäigust kohe vasakut kätt, erinevate talude, väiketootjate asjad, mu enda lemmik kohe ütlen ära, Nopri grillijuust, nii edasi. Minu üks lemmikuid samamoodi. On just, täpselt. Ja sellega annab ju teha erinevaid asju, et grillida salatisse, nii edasi. Ja frittida ka. Just, vot see on nipp, tänane esimene nipp. Et selles mõttes rikkalik valik ja kindlasti kõik jälle leiab, kui otsid just väiketootjaid. Aga nagu ma ütlen, siis tegelikult ongi turu eripära see, et on hästi palju just ka sellist kohalikku kaupa ja loomulikult Eestis tomad talvele kasvavad, nii kui suvi tuleb, hakkab kasvama. Siin on siis Toominga talu kohe uksest sisse esimene lett, palju Eesti tomatit, kurki, Eesti maasikas juba olemas. Super, see on päris. Just. Ja üldse, kui me räägime turuhoonest, siis tegelikult siin on 50 erinevat kauplejat. Valdavalt on selline, et ütleme emalt tütrele nii edasi. Nad oskavad sulle sellest kaubast rääkida, sest palju on ise tehtud. Oleme siin lihaleti juures, kus on siis selline šašlõki valik, mis on kõik nagu nii-öelda ise siin all tehtud. Meil on all on ruumid, kus liha lõigatakse, lihakeret tuuakse sisse, lõigatakse ära, tehakse valmis, nii edasi. Ja siin keldris täitsa kokad teevad nullist valmis kõike. Ja, et tegelikult turuhoones on lisaks seda, mida nagu tavaostja näeb igapäevaselt. Meil on siin all on nagu väga igast uhkeid ruume ja värke. Ja nagu ma rääkisin, et meil on siis legendaarsed kauplejad põlvest põlve, emalt tütrele ja nii edasi, eks ole, siis tegelikult sealpool on näha ka, et siin samas ukse juures meil on vabad lauad, tule osta päevapilet, vaata, kuidas läheb, eks ole, ja siis, kui õnnestub, tule juba pikemaks kauplema või mis iganes. Et hea hüppelaud nagu alustavale ettevõtjale. See ongi nagu see koht, kus tule näita enda toodet, kui hakkab minema, siis läheb suurelt. Just. Ja siin sa saad suhelda, siin ei ole nagu, ma ei tea, tavapoes, et kedagi müüjaid ei ole. Siin ongi täpselt see, et tule müüjaga ja juttu, kuuled kauba kohta, saad nippe, nõkse ja nii edasi. Väga kihvt. See on küll ilus võimalus. Kuule, aga Rene, lisaks nendele juurikatele ja lihadele, sul pidi mingi vägev kalasaal ka siin olema. Muidugi, see kalasaal, mis siin all on, kohe trepist alla, siit samast turuhoonest, eks ole, see kalasaal on ka selle poolest legendaarne, et siin on see valik on päris rikkalik. Ma ise olen lugenud mingi 300 pluss nimetust igapäevaselt, eks ole. Ja siin käis ka Osooni või kalamehed käisid siin kiitsid. Meil on Soome turistid, kalamehed siin käinud, kõik kiidavad. Nüüd lähme vaatame. Lähme vaatame üle. Ja kalasaalis on siis niimoodi, et siin on palju värsket kala, on Peipsi kalandusühistu, Saarepiiga, on erinevad suitsukala, nii edasi. Valik on suur. Aga kuidas sulle, Riho, tundub, et on siis piisavalt hea valik, et saada näiteks endale mingit värsket kala? Mis su lemmik on? Valik on vägev, ma ütlen. Tead, saad haugist teeks ja mõnusa kotleti valmis kindlasti. Natukese majoneesiga, see mõnusa rammusa asja. Ja suitsulatika vaataksid kindlasti. Just. Nüüd ma läheks, ma tahaks kindlasti karpkala kätte saada, aga valik on sul vägev siin tõesti. Kui ma tahaks hommikul enne tööle minekut kaupa saada, kas see on ka võimalik siit? Muidugi, turg selle jaoks ongi loodud. Pool 8 teeme lahti, värske kaup just nii-öelda öösel valmis pandud, hommikul vara valmis pandud meie tublide müüjate poolt. Ja niimoodi läheb peale lõunat. Turu eripära ongi see, et iga hommik värske kaup, eks ole, lõunani müüakse tavaliselt ja siis saadki oma selle värske kraami nii edasi. Teine asi, mis seal on see, et kui näiteks sa vaatasid oma seda lihaletti, ei leidnud sealt sobivat tükki, eks ole, siis kindlasti räägi müüjaga, et meil lõigatakse ka nagu erinevaid tükke või ma ei tea, pannakse sulle hommikuks valmis selline unaportsjon just nagu sul vaja on nii edasi. Et need ongi turu eripära, et turul sa saad inimestega suhelda, turg ei ole nagu tavapood, et kus sa saad ainult kindlad pakikesed nii edasi. Ja täitsa nii, et ma eelmine õhtu tulen, räägin müüjaga läbi, et kuule, et pane minu jaoks hommikuks valmis ja on olemas. Ja, täpselt. See on võimalus, ma ütlen. Täpselt. Ja võib-olla, kui sellest veel nii-öelda natuke keskkonna poolt või ka rääkida, et turul on ikkagi hästi palju lahtist kaupa. Sa saad siin tulla, valida ise välja, ei pea ostma seda kindlat pakendatud asja, vaid võtad siit samast turuhoone ees sissekäigu juures, on lahtised kastid, võtad sealt kasti, paned oma lahtised asjad kõik sisse ja saad sellega ilusti ära minna. Väga kiht. Kuule, aga aitäh sulle, Rene. Ma lähen nüüd ostama. Suurepärane, 7 päeva nädalas oled alati oodatud. Aitäh sulle. Näeme turul.